1996. aasta Tartut. Eesti on noor, linn muutub kiiresti ja noortel on suvi ees, pikk ja võimaluste rohke, aga mitte alati suunatud. Keegi peab tegema esimese sammu ja just sellest sammust tänane saade räägib. Sellel aastal tähistab Tartu noorte töömalev oma 30. sünnipäeva. 30 aastat esimesi tööpäevi, esimest palka, esimesi äratuskellasid ja esimest tunnet, et sinust sõltub midagi. Selle juubeli puhul alustame podcasti sarjaga, kus kutsume külla inimesed, kes on malevaga erineval moel seotud olnud. Korraldajad, rühmajuhid, tööandjad ja muidugi malevlased ise. Mina olen Helene Tartu noorte töömaleva staabist ja minuga koos juhib saadet. Mina olen Liisa, Tartu noorte töömaleva aktiivikas. Meie esimestes episoodides on külas mees, kes oli 30 aastat tagasi maleva taasalguse juures. Tere tulemast, Peeter Taim! Tere! Täna räägime sellest, kuidas ühest ideest sai suvine traditsioon, mis on kestnud 3 aastakümmet. Kui sa mõtled aastale 1996, mis sulle esimesena meelde tuleb? Ma ei tea miks, aga mulle kogu aeg, kuna me ju istume siin stuudios ju Anne noortekeskuses, siis mulle tuleb alati selle 90. keskpaigaga ja selle majaga seoses meelde ikkagi üks sõna, amor. Amor? Ehk siis kõige kurikuulsam, kõige ohtlikum öö veetmise koht, siis ööklubi asus ju siin majas, kujutage ette, kus kõige rohkem kurjategijaid käis, kus kõige rohkem kakeldi, kus kõige rohkem verd voolas, kus kõige rohkem pagasnikus inimesi viidi metsa karistust nii-öelda ellu viima. Ühesõnaga selline kuritegevus käis siinsamas majas. Et see on uskumatu tegelikult, kui palju selle 30 aastaga on muutunud ja kui teistmoodi oli ka kõik 30 aastat tagasi. Et see on täiesti müstika, kuidas on meie elu muutunud selle 30 aastaga. Et see on väga erinev. Nii et jah, see olukord, milles me asusime 30 aastat tagasi, ma ei saa mitte kuidagi, kas teile see meeldib või ei meeldi, ma ei saa seda kuidagi rääkida pelgalt ainult maleva kontekstis. Ma olen sunnitud, nii või teisiti, kui minu käest küsitakse selle aja kohta, siis ma pean natukese seda raamistikku laiendama, ehk siis rääkima üldse, kus oli noortega tegelemine. Ma isegi julge sõna noorsootöö öelda, sest et 96. aastal, kui sa ütlesid, sa oled noorsootöötaja või ütlesid sõna noorsootöö, siis kõik küsisid, mis asi see on ja millega seda süüakse. Mitte keegi ei teadnud sellest mitte midagi. Ehk siis tegelikult mitte ainult malev, vaid ka üldse töö noortega väljaspool kooli aega oli nii tume maa ja nii arusaamatu asi, et see oli väga keeruline käia ringi ja inimestele selgitada midagi, kui vajalik on see, et kui noor inimene tuleb ära koolist õhtul kella 3, kella 2, kui ta saab akadeemilist teadmist õpetajate käest, et mis siis edasi saab, kuni magama minekuni, vahet ei ole, mis kell ta magama läheb. Ja muideks väga huvitav, et me täna istume siin hetkel ju tegelikult siin stuudios olukorras, kus alles 3-4 päeva tagasi väga palju ju räägiti meedias sellest Eesti inimarengu aruandest. Ja üllatus, väga olulisele kohale paigutati just seesama vaba aja veetmine noorte poolt, huviharidus, huvitegevus, kuidas see mõjutab ka akadeemilisest läbisaamist, hakkamasaamist noorte seas. Et selles kontekstis on maru huvitav täna istuda ja selle teemal arutleda teiega koos, et väga palju on muutunud ja väga palju on ka arusaamad sellest, ütleme niimoodi, mida meie teiega koos teeme. Et see on päris põnev. Kindlasti. Aga kust tuli üldse see mõte siis hakata tegema malevat? No vot, nüüd ongi siis see lugu, et ma ei tea, kui palju tänapäeva koolilapsed mäletavad sellist nime, mis meie kooli ajal, kui mina käisin 80-ndatel koolis, oli väga tuntud nimi, väga tuntud raamatukangelane Agu Sihvka. Ja selle Agu Sihvka, ta oli üks kõva, kuidas me ütleme, ma siin praegu mikrofoni ei tohi seda sõna öelda, aga käkikeeraja. Ta oli üks väga suur käkikeeraja ja Agu Sihvka kui selline raamatukangelane, kõik raamatu need jutud koosnesidki selle Agu Sihvka nendest seletuskirjadest. Ta andis seletust, miks ta mingit jama kokku keeras. Ja ta alati alustas oma neid seletuskirju selleks, et kõik ausalt ära rääkida, peab alustama mingist päevast. Ja võt selleks, et ausalt teile ära rääkida sellest, kuidas see maleva idee, ma pean hüppama umbes 2 aastat veel varasemasse aega,
3., 94. aastasse. Ja jällegi on kihvt teile rääkida seda lugu, et kõik algas 2 korrust altpool siinsamas, kus me istume. Täpselt meie pepude all. Ehk siis me istume praegu Anne noortekeskuse 2. korrusel, 1. korrusel on praegu Noortekas, kus oli siis see kurikuulus Amori baar. See on sama saal, täpselt see sama ruum, kus mängis muusika ja kus mafioosod istusid ja ähvardasid kõiki töötajaid ja diskorid kõigega sellega, mis nad valmis nendega tegema on, kui nad ei täida neid soove, mida need mafioosnikud tahavad. Ja all on pisikene keldriruum. Ja juhtus selline lugu, et veel sügaval Vene ajal mina koos oma sõpradega ja nende sõpruskonna kokkukutsujaks või kes selle nii-öelda kokku kutsus seltskonna noori, oli tol ajal väga kuulus diskor Ervin Hurt. Ja kuna Ervin Hurt kogus enda ümber sellise suure seltskonna noori ja meie tegevus hakkas võtma väga suurt hoogu ja meil oli vaja kuskil mingisugune klubiline vorm tekitada. Ja me tekitasime 84. aastal, me tekitasime lõime noorteklubi Hallei ja me tegutsesime selle nime all ja selles seltskonnas päris laias vormis ja miks see praegu oluline, miks ma seda räägin, kohe saate aru, oli see, et jälle, see oli hull aeg, 90. aastate aeg, mitte keegi praegu ei oska ette kujutada, et näiteks ma läheks praegu Tartus abilinnapea juurde ja ütleksin, teate, noortel pole kuskil pidu panna, alaealistel. Ja selle peale ütleb abilinnapea, aga näiteks kommertsgümnaasiumil on üks keldriruum vaba, võtke see. Aga nii juhtus. 92. aastal abilinnapea Jüri Sasi, me läksime sellise jutuga. Abilinnapea juurde ütlesime, et teate, et oleks vaja noortele diskoteeki. Ta ütles, et aga Dekaardi lütseumis, ehk siis tolleaegses 15. keskkoolis on vana lasketiir vaba. Hakkake seal tegema. Tegelikult ka või. Ja võtsime rendile Dekaardi lütseumi siis, nüüd ta on Dekaardi kool ju, selle ruumi, kus oli varem lasketiir ja tegime tast diskoteegi. Ja diskotasime, aga miks me diskotasime oli see, et kui meil olid need väga hirmsad ajad enne iseseisvuse saavutamist 91. aastal, siis oli lihtsalt, see on jälle eraldi pikk story, aga juhtus niimoodi, et Ervin, mina tookord oma abikaasaga ei jäänud Saksamaale asüüli, sest meil oli laps siin Eestis, aga Ervin jäi. Tänu sellele, et olid väga ärevad ajad, ega me ei olnud kindel, kas Eesti üldse saab vabaks või ei saa. Või soopiski palju hullemini minna ja kruvisid oleks võinud ju Nõukogude võim veel kõvemini kinni keerata. No ja teine põhjus oli ka Nõukogude armee. Ervin ei tahtnud seal Nõukogude armees aega teenida. Ja kui talle tehti ettepanek Saksamaal meie sõprade poolt, et jää siia, siis ta jäi sinna. Ja võt see sama diskoteek, mille me sinna tegime, Dekaardi lütseumi, tulenes sellest, et 92. aastal tuli Ervin tagasi Eestisse ja ütles, et kuule, väga ägedad asjad on Saksamaal, sellised noorte diskoteegid, kus saab vabalt aega veeta, päeval olla, ehk siis noortekeskus, avatud noortekeskus oli see. No vot, läks natuke see aega mööda ja me hakkasime tundma, Eesti sai juba vabaks, Eesti oli vaba juba, ja me hakkasime tundma, et miski asi ei ole okei, sest me ei saa kuidagi noortele infot edasi anda sellest, mis toimub, mida me teeme. Ja selle peale Ervin jälle su käes kukalt ütles, et aga tead, Saksamaal on olemas sellised asjad nagu noorte infokeskused. Selle peale me läksime jälle tipa-tapa Jüri Sasi juurde, raekotta, ja ütlesime, et meil on vaja veel ühte ruumi. Ta vaatas meile otsa, et kuulge, ühe saite juba. Millest te teist ruumi tahate? Me tahame luua noorte infokeskust, kus saaks noortele infot jagada, sest netti veel ei olnud tol ajal 92. aastal. Ja niimoodi juhtuski, et 93. aastal ütles abilinnapea, et teate, selles samas majas, muideks see maja ju, kus me praegu istume, tollel ajal, kui Eesti sai vabaks, teda nimetati noorte tehnikute maja. Ehk siis siin oli, kui praegune lillemaja oli nii-öelda pehmed asjad, siis siin oli kõik tehniline, mudelindus, igasugused muud ringid ja seepärast seda maja nimetatigi noorte tehnikute majaks, aga sellise vahega, et see tiip B seal oli siis noorte tehnikute maja ja siin oli siis esimesel korrusel Amori baar ja te võite arvata, mis olid siin teisel korrusel ruumides, mis te arvate? Tööbörs. Jaa, praegu, kuidas meil praegu ametit nimetatakse? Töötukassa. Ehk siis aga siis nimetati tööbörsiks seda. Ehk siis inimesed, kes jõid ennast vaeseks esimesel korrusel, öösel tulid järgmisel päeval siia teisele korrusele tööd otsima.
et see oli niimoodi, et siin renditi igasugused väga huvitavaid ruume. Ja all veel keldris, selles ühes keldrikeses oli üldse söögikoht pisikene ja vot siin päris all, siis oli vaba ruum. Hästi rõve nägi välja see ruum, hoid ei kujuta ette. Ja ütles meile Jüris asi, aga näed, siin on pisike ruumikene, me anname teile selle rendile, võtke. Ja me lõimegi noorte infokeskuse siia. Esimese üldse Eestis. Minu teada isegi Eesti esimese Baltikumis. Ja aasta oli 93 lõpp. 93 lõpp ja terve 93 ja terve 94 aasta me istusime siis selles ruumikeses, meil olid tühjad riiulid ja me hakkasime lihtsalt nendesse riiulitesse materjale koguma. Jälle, ma rõhutan nüüd, et kuulajad saaksid aru, internetti ei olnud. Ainus viis noorteni info edastamine oli ikkagi paber ja suu. Ja niimoodi me terve selle aasta tegelesime mitte ainult noortele info edastamiseks, et nad tuleksid meile, me annaksime neile mingi brošüürikese, mis kus toimub, kuhu edasi õppima saab minna. Jällegi, ega siis ei olnud neid võimalusi väga palju, sest et Eesti Vabariik oli nii noor veel, et mitte midagi eriti väga palju ei olnud. Ja võt selle info otsimise käigus me saime aru, et pagan, see infokeskus ei ole pääsetee ainult. Pääsetee on mingisugune linnavalitsuses tegutsev struktuur, mis vahendab linnavõimu ja noori. Ja me mõtlesime isegi selle, ja jälle, see ei olnud meil nullist välja mõeldud, sest et Saksamaal loomulikult Ervin ütles, et on olemas Jugendamt, ehk siis noorteamet. Igas linnas, igas maa, Saksamaa on ju liidumaad, eks tehtud, nii nagu on USA. Ehk siis igas osariigis on oma ministeerium pisikene. Ja igas linnas on olemas Jugendamt. Järelikult mõtlesime üle, noorteametit on vaja. Hakkasime jälle raehärrasid tüütama. Hakkasime raekojas käima ja rääkima sellest, et midagi on vaja luua, et linnas oleks mingi struktuur. Aga teate, miks ma seda nii pikalt räägin? Sellel on väga sügav mõte, sest et selle aja jooksul, mis me tegime tänapäeva mõistes lobitööd, lobistasime linnaisade juures vajadust, et oleks olemas linnas mingid ametnikud, kes tegelevad noortega. Ja teate, mis oli kõige huvitavam, meie jaoks üllatavam reaktsioon sellele, sest väga paljud vanemajalised linnas töötavad inimesed hakkasid meid süüdistama komsomoli taastamises, ehk siis te tahate kõike samasugust, nagu oli sellel halval punasel ajal. Me sügasime end ju kukad, mõtlesin, mingis mõttes jah, et ega kui see ideoloogiline asi, see punane värv ära võtta, see kommunistlik, ega töö oli sama, pioneerid ja skaudid. Mis on erinevus pioneeri ja skaudil? Kaelaräti värvi erinevus. No on ju, tegevus olid ju samad. Lõkke tegemine, vanaemaga tee aitamine, mis iganes, hea tegevus, kõik see oli sinna kuulus juurde. Ja siis me hakkasime mõtlema, et ossa kurat küll, jah, et midagi pole teha. Tahame taastada. Keegi peab ju noortega tegelema väljaspool kooli. Ja niimoodi see päädis sellega meie see noorte infokeskus, ehk siis Hallei klubi, ehk Hallei klubi oli selle noorte infokeskuse looja, päädis sellega, et linn tuli meile vastu ja nõustus meiega, et on vaja midagi. Ja linn loodi, tollel ajal siis oli härra Ilves oli linnapea, Väino Ilves, Väino Kull, issa najasin perekonnime sassi. Väino Kull oli linnapea ja ta ütleski niimoodi, et teate, et enne kui te saate ühe suure tordi, siis teeks niimoodi, et kõigepealt sööte ühe väikse killukese. Ehk siis noorte ametit ei saa, aga noorsooteenistuse saate. 3 liikmelise, ehk siis 3 töötajaga. Aga selle, miks on seal veel üks väga oluline point, et tollel ajal Tartu linna haridusosakonnas töötas üks väga tubli inimene, väga noortest pidav ametnik, tema nimi oli Kaja Alt, kahjuks juba meie seast lahkunud. Ja teine oli nii-öelda mõttekaaslane või suur abiline, kuna mina käisin esimesest kuni viimase klassini ju praeguses Treffneri gümnaasiumis, siis Treffneri gümnaasiumis jällegi tollel ajal nimetati seda natuke teistmoodi, tänapäeval nimetatakse seda huvijuhiks, seal töötas huvijuhina luulepress. Ja tema oli minu õpetaja ja me kuidagi saime mingil hetkel kuskil kokku, arutasime neid asju, tema ütles, et tead, mina olen ka seda meelt, et see noorsooteenistus peab olema. Ja niimoodi läkski, et kuna meie siis Kaja Aldiga, luulepressiga ja siis kogu Hallei klubi, Ervin Hurt, Priit Tannik, mina käisime seal kogu aeg seal raekojas linnaisadelt seda nõudmas, nad siis lõpuks nõustusid ja 94. aasta lõpus tuli välja linnapea otsus, et Tartu linnavalitsuse kultuuri osakonna alla
moodustatakse noorsooteenistus. Ja niimoodi siis 20. veebruaril 1995 asus tööle või hakkas tööle linna noorsooteenistus. No juhtus niimoodi, seal korruptsiooni ei olnud, aga juhtus niimoodi, et mina sain selle juhatajaks. Ma läbisin konkursi, kandidaate oli muideks palju, mitte üks, mina üksi, aga minust sai siis esimene nii Tartu linna kui üldse Eesti Vabariigi ajaloos esimese munitsipaalstruktuuri ehk siis noorsootöö struktuuri juhataja 20. veebruar 1995. Ja mis kõige huvitavam oli, tegemist oli ju linnavalitsuse struktuuriga, kus on tegelikult asjad paigas väga rangelt, nii tänapäeval kui ka siis. Kus ei olnud sellist asja, et tee nii ja tee naa. Mina asusin tööle, minule öeldi, et mul on veel 2 töötajat. Ja kultuuriosana juhataja selle asemel öelda, et nii, nüüd me viime läbi konkursid ja asjad ja sinu 2 alluvat hakkavad need ja need. Ta ütles nii, et pane ise meeskond kokku. Upa. No mis siis ikka? No, ma ütlesin, et huvitav, ma tulin linnavalitsus, siin on väga ranged reeglid ja kõik. Ei, pane kokku, pane meeskond kokku. No ma klopsisin. Loomulikult ma võtsin sinna tööle või kutsusin tööle inimesed, kellega ma saan koos seda asja teha. Ehk siis üheks oli luulepress ja siis oli veel üks meie Halleklubist pärit noor inimene, Kristel, nüüd ta oli siis Kristel Vasar, nüüd on ta Kristel Tannik, tema nimi, hetkel töötab Paaremuse teatris turundusjuhina. Panime kokku, siis ma kutsusin nemad, sest nendega ma teadsin, et ma saan nendega tööd hakata tegema ja kõike ehitama. Ja nüüd oligi, kui meil oli paljas laud ja üks telefon ja mitte midagi rohkemat, hakkasimegi siis üles ehitama. Tol hetkel anti mulle eelarveks 20 000 krooni, kusjuures see 20 000 oli lihtsalt eelarve selleks, et korraldada üritust nimega Esimene koolikell Tartu Lauluväljakul. See oli lihtsalt linnapoole tervitusüritus, ehk siis raha ka ei olnud absoluutselt. Aga eks me natukese hakkasime seal vaatama ringi, ma tegin mingisuguse eelarve ja loomulikult, ja nüüd miks tuletage nüüd meelde seda momenti, kui meid süüdistati selles, et me kõike tahame vana kommunismi aegselt tagasi tuua. Me istusime maha, et pagan küll, süüdistusteks, aga ülihea asi oli ju. Noored käisid Vene ajal ikkagi, vahet ei ole, kas oli halb või hea, aga nad käisid laagrites ja töömalevates ju. Malevad olid. See oli asi, mis andis mingi võimaluse suve väga viljakalt või tulemuslikult ja pluss veel natukese rahaga teenida, veeta. Ja siis me hakkasimegi seda maleva asja ajama, aga kui me saime nende selle nõudmist, kui me käisime nõudmas, et oleks vaja noorsooteenistus luua, siis oli üks raskustel ja nende takistuste läbimise protseduur. Te kujutate, millist vastupanu me kohtasime selle maleva ideega. See oli ka täitsa lõpp. Sest et seal oli juba natukese tõsisem. Seal ei piisanud sellest, et vau, teeme midagi lihtsalt. Seal oli raha taga ju. Seal oli raha. Raha ja ka muideks jällegi, ma arvan, et teile kui malevaga kokku puutuvatel inimestel ei pea seda ju rääkima, et seal on ka väga oluline erinevate ametkondade ja struktuuride koostöö. Sest et mitte ükski noorsootöö struktuur, praegu oleks väga imelik kuulata, kui te ütleksite või ma ütleksin teile, et näiteks Tartu Noorsootöö Keskus on Tartu linna kalmistute haldaja. Loljaks peast oled, te ütleksite mulle. Aga ei ole ju, ongi, ei saagi. Tartu kalmistuid, tänavaid, sildasid, parke ju hooldab keegi teine. Meie poolt on ainult noored ju. On ju nii. Ehk siis see eeldab ka ju väga tihedat koostööd erinevate Tartu linna mõistes, Tartu linna osakondade vahel. See oli üks ületamatu probleem. Me ei suutnud, mina, linnaametnik, Tartu linnavalitsuse kultuuri osakonna noorsooteenistuse juhataja, minnes teise osakonda, kus me olime ju võrdväärsed partnerid. Ma olin nagu poisikene, nagu mingisugune jobu. Mind ei võetud võrdsena. Mind võeti jälle kui sellise, mangujana, anujana, mingi totakate initsiatiividega tulev noor inimene, ma olin 28 siis tol hetkel. Ja mind ei võetud tõsiselt ja mis ma ette võib-olla rutates ütlen, et 2003 ma lahkusin Tartu noorsootöö teenistusest töölt ja ega terve see 8 aastat 1995 kuni 2003, mis ma olin Tartu noorsooteenistuses,
ega mind ei võtnudki teised linnaametnikud senimaani tõsiselt. See jäigi sellisena nagu naljakana, aga see on teine teema. Et mul ei olnud võimalik mitte üheski ametkonda selgeks teha, et sõbrakesed, noored, sest tol ajal oli muideks noorte kuritegevus, noorte õigusrikkumised, mis kuulubki noorte kuritegevuse alla, siis tollel hetkel oli väga kõrge see protsent. Siis oli meil Tartus tollel ajal ju väga suureks probleemiks Tartus niinimetatud tänavanoored. Ehk siis need, kes lihtsalt käisid kogu aeg kerjamas, korda rikkumas, pidevalt tülitamas inimesi tänavatel, Raekoja platsis, kui keegi istus kuskil kohvikutes, mis iganes. See oli väga suur probleem tollel ajal. Et see vajas ju lahendamist mingil moel. Ja mina pidasin oma kolleegidega ju mõistlikuna, et üks viis kuidagi suvel mingisuguselegi arvule noortele anda mingit rakendust. Et me arvasime, et see on ju väga hea püha idee, aga tutkid, see ei leidnud vastukaja. Miks ma mainisin kalmistuid? Mitte niisama, sest et tegelikult ainus struktuur, linna all struktuur oli, kes meile vastu tuli, olidki Tartu linna kalmistud. Vähemalt nemad siis said aru, et tegelikult see on päris selline noortele kalmistute lihtsalt korras hoid suvisel ajal. On see, kuhu nad usaldasid, arvasid, et sinna me võime need noored inimesed panna kõige väiksemate jälle rõhutan kuludega. Mitte selles mõttes, et see toob kasu, vaid et ei pea kulutama. Ja nüüd oligi niimoodi, et minu idee, kui ma läksin linnamajandusosakonda rääkima sellest 96. aasta, isegi võib-olla 95. aasta sügisel, et kuulge, et kuidagi võiks niimoodi proovida teha, ega see ei olnud ju ainult objekt, kus seda tööd teha, selleks oli vaja ju tööriistu. Ja ma mõtlesingi, et okei, et kui me näiteks nii palju, et mina lihtsalt labaselt, kuigi tegelikult see ei olnud väga, see ei olnud tegelikult okei, sest et igasugune linna osakonna mingid eelarved, näiteks kultuuriosakond, spordiosakond, kultuuriosakonna all tegutseb ju spordiosakond, sporditeenistus, noorsooteenistus, kultuuriteenistus. Ja kõik need rahad, mis olid selles eelarves, on eeldatud mingite ürituste toetamiseks. Ja minul sama lugu, ma olin noorsooteenistuse juhataja, mul oli õnneks ma suutsin mingisuguse eelarve endale välja kaubelda ja mul oli vaja üritusi teha. Aga me võtsime siis valusa või verise südamega otsuse vastu, et okei, teeme siis lihtsalt niimoodi, et võtame pisikese eelarve rea sealt meie noorsooteenistus selleks, et noortele palka maksta. Lihtsalt töötasu, mingid täiesti sümboolselt. Aga tekkis küsimus, aga kust siis need rehade ja labidate, kust need võtta? Minu aju ütles, et seda saaks ju linna majandusosakond teha. Osta või rentida kuskilt ja meile anda, et me saaks kasutada. Nad ei andnud. See tähendab seda, et mina, noorsooteenistuse juhataja, läksin poodi, ostsin rehad ja labidad noorsooteenistuse eelarvest. Nii et kuskil pärast seda, kui me esimest korda 96. seal siis kalmistutel tegime seda tööd rehade, labidate ja luudadega, siis terve aasta minu kabinetis need luuad ja labidad seisid. Ehk siis tööriistad, need olid minu, noorsooteenistuse omad, mis oli kõige naljakam, need oleks võinud olla ju linna omad, vahet ei ole millistest vahenditest. Ja niimoodi me alustasime, et ikkagi õnnestus, siis pärast, nüüd ma võin nende aastaarvudega eksida, kas siis teisel või 3. aastal me saime veel nii palju ära räägitud Tartu Lauluväljaku. Aktsias Tartu Laululava, mitte Tartu Lauluväljak, Tartu Laululava, et me pakkusime, et tegelikult, sest vaadake, mis on maleva puhul üks oluline. Ma ei tea, kui palju teie olete sellega kokku puutunud tänapäeval, aga see võib naljakalt natuke kõlada, aga maleva töödeks tahaks alati leida midagi sellist lihtsamat ja monotoonsemat. Ma ei taha öelda lollakat tööd, aga okei, jääme selle juurde, et lihtsamat ja monotoonsemat. Midagi keerulist sa ei saa anda ju. See peab olema midagi sellist lihtsamat ja mis nõuab päris kaua tegemist. Ja siis me mõtlesime luulepressiga, mäletan tookord, 3 istusime maha, et tegelikult midagi monotoonset ja millel on hästi suur töömaht, on näiteks laululava pinkide värvimine, on ju? Maru palju, midagi keerulist ei ole, keegi ei saa haavatud, keegi ei murra luid, keegi ei mürgita ennast ära millegiga, et see võiks olla see töö. Ja me õnneks saime siis nii palju ja see oli esimest korda, kus juba mitte me ei pidanud oma pintslite oma värvidega minema, vaid tänu Jumalale oli laululaval olemas pintslid ja värvid. Meie poolt oli siis tööjõud.
ehk siis laululava pinkide puhastamine, värvimine, terasarjad. Ehk siis kõigepealt vana värv maha ju kratsida. Vot see oli jälle meie jaoks suur nii-öelda töövõit, et me saime päris suuremahulise töö enda kätte. Aga miks ma sellest niimoodi nii entusiastlikult ja nii räägin, et miks see minu jaoks oli nii-öelda suur võit, töövõit ma mõtlen, oli see, et samal ajal mina olen ju eluaeg Anneliina poiss. Ehk siis tegelikult jällegi seesama maja, kus siin praegu istume, ma käisin siin lasteaias. Minu lasteaiarühm on see seminariruum seal üleval nurgas. Ehk siis tegelikult ma olen selle majaga seotud sünnist saati ja elan ka siin samas kõrval Anne poe juures. Ja arvata võib, et kui ma olen Anneliina poiss, siis mis on kõige tähtsam infrastruktuuri objekt, kui nii võib täna väljendada, Sõpruse sild. Ma käisin kohe küll selle silla ja kujutage ette juba isegi 91. kui ma sealt üle käisin, ma kogu aeg vaatasin, issand, kui rõveda välja näeb. Ta oli nii läbi roostetanud kõik need ääred ja minul kohe mõte, malevaga saame ju seda teha, see on suur pikk töö, aga juhtus selline asi, et Tartu linna, kõik siis need linnaametnikud sealt sellest linnamajandusosakonnast ütlesid, et see on võimatu, sest see on liiga ohtlik. Kõik need malevlased kukuvad jõkke. Niimoodi öeldi mulle. Ma ütlesin selle peale, et ma ei tea, malevasse tulevad 14, 15, 16, nagu mõistus peas. Ja teine asi on see, et ei ole küsimus. Silla külge seod ühe nööri otsa, enda külge teise nööri otsa, ehk siis turvalisus on ju tagatud. Ja meil on lõppude lõpuks ka olemas ju juhendajad, keda me ka ju kutsusime, palkasime juhendaja, või te võite ka ju anda mingi brigadiri või mingisuguse tööde juhi, kes seisab kõrval ja jälgib seda, et see noor nüüd päris tõesti ikka ei roniks. Ühesõnaga, Sõpruse silla nende käsipuude väärte või nende reelingute ja auto poolel, vaadake see roostes, mis oli see meeletult roostes need ääred, need metallääred, nende puhastamine, nende kordategimine jäi ära. Tänu sellele, et vastavad organid pidasid seda väga ohtlikuks. Aga siis laululaval me saime teha. Siis nüüd, ma võin jälle natukese aastaga eksida, see võis olla 97. suvi või 98. suvi. Kumb kukkus mulle sülle väga huvitav objekt. Nimelt kultuuriosakond ja noorsoteenistus kolis oma ruumidega Lutsu tänavasse, seal kus praegu on Mänguasja muuseum. Ja hetkel on selle maja ja selle objekti nimeks Hansa Hoov. On ju Hansa Hoov, jah? Hansa Hoov, jah? Ei, Hansa Hoov on siin meil Aleksandri. Üle tee Mänguasja muuseumist on meil see kogu see Hansa seal on see kogu see kompleks hooneid, see oli kultuuriosakond. Ja kultuuriosakond, see on see nii-öelda siis selle, vanasti oli seal selle Jaani kiriku vastas oli ju jällegi, praegu on elumaja, vanasti oli seal kainestusmaja. Antonius Õu. Antonius Õu. Jah, ma mõtlesin ka pingsalt, et mis see oli. Tartlane räägib niimoodi, ei tea. Antonius Õu, täpselt on seal ju. Õige. No vot, aga Antonius Õu ja see peahoone oli kultuuriosakond. Ja meie seal istusime, töötasime oma noorsoteenistusega seal esimesel korrusel, vaatasime aknast välja kogu aeg ülikoledat seda Antonius Õu. See oli nii rõve, see olid vanad need puukuurid olid seal. Ja uurisin, et mis nende puukuuridega on. Ütles, et nendega on lihtne plaan, need lähevad lammutamisele. Minul läks kohe lambike põlema. Kes laupäev selle suvisel ajal saaks neid lammutada. Malevlased jälle minu eelarvest kõik need samad labidad, need luuad, rehad, kõik. Siis oli vaja seal veel paar käru osta. Ma ostsin kärud. Ja loomulikult, mis oli vaja, oli see siis noorsoteenistuse eelarvest mul maksta prügimäele viimise ja see isekallutaja või autoteenus. Siis ostsingi selle sammuse. Seda oleks võinud kõik linnamajandusosakond teha. Aga jälle, meil kuidagi need suusad läksid risti kogu aeg. Et me kuidagi jõudnud sellise ühisele arusaamisele selles asjas. Et see ei ole ainult meie mure, noorsootöötajate mure, et noored suvel midagi teeksid. Arusaam peaks olema kõigil, et igasugune noorte hõivamine suvisel ajal on kogu ühiskonnale kasulik. Mis iganes, mis seal oli, kuidas ta oli, aga igal juhul jah, 97. aastal siis me saime nii palju, et mingi kuu või poolteist kulus nende vanade puukuuride lammutamiseks oli selline eriline projekt ja mul oli hea meel, et jälle oli midagi kuidagi noori kaasata. Ja järgnevad aastad siis juba oligi niimoodi, et ma võin jälle nüüd aasta arvuga eksida, kas 99 või 2000.
või oli kuskil niimoodi umbes, siis me juba saime sellele me saime ju tulemusi ette näidata ja vähemalt nii palju me siis saime linnavalitsusega jutule, et me suutsime ära rääkida, et enam mitte noorsooteenistus ja noorsooteenistuse 3 linnaametnikku nende rehade ja labidatega ringi ei jookse mööda kalmistuid et me saime ikkagi ja nüüd mul ei tule meelde, mis aastal me saime jutule, et Halle klubi võttis selle enda peale üle, selle juhtimise ja hakkasid juba siis Hallekad tegema seda ja tolleks hetkeks me suutsime juba natukese suurema eelarve taha saada sellele, et juba rohkem rahvast ja rohkem objekte ja vot siis see läks nii-öelda minu kui noorsooteenistuse ametniku, luulepressi kui noorsooteenistuse ametniku ja Kristeli kui noorsooteenistuse ametniku otsesest nii-öelda tegevusest me viisime selle alt ära ja jälle tänapäeval see kõlab normaalselt, tollel hetkel veel natukese oli liiga lõikas kõrva teenuse ostmine. Eks me hakkasime nii-öelda tänapäeva mõistes juba teenust, delegeerisime seda teenuse juba Halle klubile ja mina arvan, et see oli juba siis järgmine ajaloo etapp, millest kindlasti juba saaksid Siiri Oras ja Ervin Hurt väga põhjalikult rääkida, et kuidas see malevaelu siis hakkas toimima koos töös loomulikult ikkagi noorsooteenistusega. Nii et selline naljakas algus oli, et minu jaoks sümboliseerub alati, kui ma kuulen sõna Tartu noorte töömalev, mul on kohe, mina istusin niimoodi laua taga ja võt seal seina vastas seisid rehad ja labidad ja luuad, mul need terve aasta seal tööriistad, et see oli, kujutage ette, te lähete praegu näiteks Raekoja platsi, kas kultuuriosakonda või nüüd enam noorsooteenistust ei ole, aga lähete kultuuriosakonda või ma ei tea, lähete näiteks sotsiaalabiosakonda ja seal istub ametnik ja siis tema taga on näiteks mingisugused tööriistad või mingi käru või mingi, ma ei tea, ratastool, ootamas mingit järjekordset puudega inimest, kes sinna sisse istub, et sellised naljakad, selleks on olemas vastavad nii-öelda struktuurid, aga siis me noorsooteenistusega pidime seda kõike tegema. Aga just, et võib-olla teine märksõna või selline läbiv joon oligi see, et õudselt raske oli inimestele selgeks teha selle vajadus, et see on vajalik asi. Tänapäeval ei ole enam probleem, näete, tulevadki suured ERR-i artiklid selle kohta, et huvitegevus, huviharidus, laagrid, hõivatus on need, mis viivad kuritegevelikult teelt ära noored. See on praegu arusaadav. Eesti iseseisvuse taastamise järgselt oli see palju raskem inimestele selgeks teha, et see, kui nad koolist tulles millegiga on hõivatud, midagi teevad, vahet ei ole, sporti, mingisugust näputööd, mida iganes. Ja suvel, sel ajal, kui on 3 kuud vaba aega, et neil oleks mingisugune tegevus, et see on ainult kasuks, vot seda oli väga raske selgitada. Ja hästi palju oli seda, ma ei jäta senimaani seda, kuidas me ütleme, ütlemata või rõhutamata, seda süüdistamist, et tahate nii-öelda nõukad tagasi. Kurat võtaks, ei olnud nii. Aga vot jah, et hästi palju kahtlustati meid, et me umbes tahame jälle vana riigi korda tagasi tuua. Jah, nii ta oli, aga selles me süüdistati päris palju. Aga kui me hüppame korra siin esimeste rühmade juurde tagasi, kui palju noori sai tööd? Mingisugune 15-20, ma võin eksida, aga minu arust, jälle, eelarveline, meid eelarve piiras, sest ja mis ma peangi ütlema seda, miks ma natukese võib-olla hüppan jälle enda jutu algusesse, kui te mäletate, kui ma ütlesin seda, et mind natukese hämmastas, kui ma tulin linnavalitsusse tööle ühte struktuuri juhtima ja mulle öeldi, vali ise endale töötajad. See oli juba selline üllatus. Ja umbes niimoodi kestis sama olukord või mentaliteet või asi umbes 10 aastat. Ei, tegelikult isegi võib-olla, umbes 10 aastat, ma ise töötasin 8. Ja mis mind hämmastas, oli see, et me olime tänu sellele, et keegi ei saanud aru, mida me teeme. Oli mul ka eelarve vahenditega, linna eelarve vahenditega, mis mulle need pisikesed piskud anti, oli ka lihtsam majandada, lihtsam otsuseid vastu võtta ja lihtsam mingisugused üritusi ellu viia, sest keegi väga ei kontrollinud meid. Sest näiteks, sest vaadake, et te saaksite aru, millest ma tahan rääkida teile. Võtame praegu mingid 2 valdkonda. Üks on näiteks linnamajandus ja teine võtame sotsiaalabi. Ega praegu mingi ükskõik millise linnamajandusosakonna
töötaja juurde või sotsiaalabi osakonna töötaja juurde ja öelge, et kuule, davai, teeme homme väikse mingi puuetega inimestele mingisuguse kohviku või näiteks lähete linnamajandusosakonna töötaja juurde, kes vastutab selleks, et meil linnas ei oleks asfaldis auke. Ega sa ei saa mingi initsiatiiviga sinna minna, kuule, et hakkame neid auke näiteks mingite ma ei tea, 3D printeriga välja tehtud mingite asjanduste, no ühesõnaga mingite ilgete ideedega lähete, davai, hakkame neid auke niimoodi parandama. Sa saab teid kohe minema, sealt ei ole, sest temal on ees eelarve ja temal on ees reglement, seadused, mis panevad tema elu paika. Asfaldi aukude parandamine käib niimoodi. Seal on oma ju töö, võtted või töö, kuidas see asi käib. Sa pead palkama mingi firma, kes tuleb teatud mingil ajal need asfaldi augud ära parandab. Täpselt sama sotsiaalabi osakond. Kui on tegemist puuetega inimestega, seal on ju omad reglemendid, mida tuleb teha, kus, mis kõik asjad. Ei ole mingit isetegevust. Aga meil 95. aastal peale seda, see 8 aastat, mis mina noorsooteenistuses töötasin nii juhatajana kui pärast lihtsalt ametnikuna, tegelikult meil olid maru vabad käed, me saime igast asju teha. Meid keegi ei kontrollinud, meid keegi ei sundinud midagi tegema, sest meil olid väga vabad käed. Ja see malev saigi sündida ainult tänu sellele, et meil ei kirjutanud keegi ette, et Peeter Taime, noorsooteenistuse juhataja kabinetis seisvad luuad ja labidad ei ole okei. Keegi ei tulnud meiega selle pärast pahandama. Ma sain teha koos oma kolleegidega suhteliselt vabasid otsuseid. Tänapäeval mingi kultuuriosakond öelge, et kuule, kas saaks kuuks ajaks sulle rehad ja labidad hoiule panna? See on mõeldamatu, täiesti mõeldamatu. Isegi mingis mõttes võib-olla noorsootöökeskuses on isegi asjad nii formaliseerunud, et te ka või ilmselt ei kujuta seda ette, et te peaksite mingid töövahendeid siin nii-öelda majutama või ma ei tea, issand jumal, eraldi teema, kui ma räägiksin teile, kuidas me puudust kannatavat noortele laagrid hakkasime korraldama. Luulepress ise pesi linu ja tekke ja majandas nendega seal, kui ta nendes laagrites tegi. Me ju Kukulinnased abiveres need laagrid korraldasime. Jälle, see oleks mõeldamatu praegu olla, kuulge, teeme lihtsalt praegu kõige vaesematele lastele, kes on absoluutselt ema, isa ei ole, kuskil käivad, elavad kuskil keldrites, magavad madatsi peal, teeme neile laagri. Jeerum, see on ju praegu selline protseduur, üldse kõik load, kätte, kõik saada. Me lihtsalt tegime, natukese raha oli, korraldasime. Et selles mõttes, et meil olid väga vabad käed. Et see maleva sünd tegelikult ka tulenes väga paljuski sellest, et meil 3 noorsooteenistuse, tookord kultuuriosakonna noorsooteenistuse ametnikel olid suhteliselt vabad käed ja meid väga ei kirjutatud ette, ei kontrollitud meid, kuidas me neid eelarvelisi vahendeid kasutame. No, võib-olla tuua seda vürtsi sellele näitele juurde. Ma tean, et väga paljusid inimesi, eriti vanemaealisi, see jutt, mis ma praegu rääkima hakkan, on ilgelt närvi, aga ma tahangi seda praegu. Et ka selline paljude inimeste, just ma mõtlen vanemaealiste, inimeste poolt maha neatud ja põrgupõhja vannutud üritus nagu Freedom Parade, ehk siis tänavareiv, mis algas 97 ja ma viimane kord tegin teda 2005, 8. korda. Ega see oli ka, muidu ta oleks sündinud. Ma lihtsalt võtsin oma noorsooteenistuse arvelt natukese sealt eelarvest pisut sellise asja jaoks natukese vahendeid. Sest et see oli minu otsustada. Mul oli mingi raha, aga miks see võimalik oli? See oli võimalik sellepärast, et need vahendid olid nii kitsad, nii väiksed. Keegi ei hakka sul põdema mingisuguse tänapäeva mõistes 10 000 euro pärast. Kui minu eelarve seal näiteks oletame, et noorsooteenistuse eelarve oleks tänapäeva mõistes mingi 100 000 eurot, siis juba käiks see kõik huvituks, kuhu see noorsooteenistuse juhataja seda eelarve raha kulutab. Aga kui sul on seal mingi vabandust, närune mingi 10 000 eurokest või 5 000 eurokest, siis keegi väga ei huvitugi. 1000 panen maleva peale, 1000 panen puudust kannatavate noorte peale ja 1000 panen mingi narkoürit, nii-öelda, mida inimesed nimetasid reivi narkoürituseks, mingi narkoürituse peale. Et see ei ondki. Aga see andis meile vabaduse. Ja me saime oma eelarve raames ise kuidagi mõeldada, initsieerida mingeid asju teha, mis ma tahan veel kord rõhutada, tänapäeval oleks täiesti mõeldamatud. Nii et niimoodi me selle asja algatasime ja saime käima panna, nii et mina olen praegu küll väga õnnelik, et see malev, eriti hull on ju see, ma ei ole Tartu töö maleva koha peal, vaielge nüüd mulle vastu, öelge, et nii Peeter ei ole.
minu meelest, kui me räägime Tartu töömalevast, siis mina tavakodanikuna, kui ma loen ajalehti, vaatan telekat, kuulan raadiot, siis kuidagi Tartu töömalev sellist ažiotaaži ei ole. Aga see Tallinna malev, iga kevad ma kuulen raadios sellest, kuidas käib võitlus nende kohtade nimel, kuidas 1 minutiga net jookseb kokku, sest et kõik Tallinna noored tahavad ennast regada Tallinna töömalevasse. Et selle, kuidagi seda ažiotaaži on Tallinna ümber rohkem. Aga mis ma tahan sellega öelda on see, et on aru saadud, on jõutud arusaamisele ja et see on üks pagana vajalik asi. Ja nagu ma aru saan, et ka üha rohkem ettevõtteid hakkab sellest aru saama. Ma arvan, et ei ole kellegi jaoks midagi uut, et Circle K on üks hea näide, et kus leitigi, et tegelikult on millist sellist kõige lihtsamat no lihtsalt, aga midagi pole teha, nii on, no nii on see elukene meil, et see noor inimene, 14-aastane, tal ei saagi midagi keerulist anda, peabki olema midagi lihtsat, mida veel ei tee robot ja mis on väga nõme mingil palgalisel inimesel anda, aga just saab noor inimene seda teha ja tal on mingisugune eesmärk, mingisugune hõivatus, mingi mõte asjale, et ma olen midagi head ära teinud ja imet, natuke sellest tasu ka selle eest saanud, et võt need ongi need põhimõtted. Tegelikult nad ei ole ju muutunud selle 30 aasta jooksul. See on kõik see täpselt sama. No ma ei tea, kui tänapäeval ikka üha tihti, üha sagedamini ju ütleme ka selliseid asju, et no ei tea, mis need robotid ja AI-d siin hakkavad 5 aasta pärast tegema. Aga las nad olla. Ärme siis praegu siin futut ajame, et tegelikult see ikkagi toimib ja ega need mõtted ja põhimõtted pole muutunud. Aga olgu Tartu noortemalev on täiesti arusaadav, et see on tähtis riigile. Aga kuidas öelda noorele inimesele, et tule töötama kalmistule, et see on tore? Tead, mina arvan, et siin on väga palju rolli mängib ka see noore enda arusaam. Sest et kui ta saab aru, et küsimus ei ole selles kalmistus, küsimus on ikkagi ju temas. Ega see ettevõtmine ei ole kalmistu jaoks. Kalmistul kasvagu see rohi nii kõrgeks kui vaja. Las see värv seal lauluväljaku pinkidel koorub maha nii palju kui üldse tahab, kas see 700 aastat. Las see sõpruse sild mädaneb nii palju kui mädaneb ja roostetab ja mis iganes. Küsimus on selles, et see on selleks, et temal oleks mingi mõte. Ja võt siin ma leian võib-olla, ma ei oleks sinu käest sellist küsimust oodanud, aga ma kiiresti praegu genereerisin tegelikult selle seose välja. Tegelikult see on ju see sama koht, kus nüüd meie, kes me nimetame ennast noorsootöötajateks, kes me hommikust õhtuni nendega mitte hommikust, peale lõunast süva õhtuni nendega tööd teeme, võt see sama selgitustöö. Et see ei ole about kalmistu. See on about seda, et sul oleks mingisuguselgi ajal, suvisel ajal, kui sa muidu oleks niisama löösutanud, tekiks mingisugune arusaam seda, et mõnikord on vaja ikkagi 7:30 hommikul üles tulla, 8 kohal olla, mitte hilineda ega mitte liiga vara tulla, olla õigel ajal, koos kellegiga midagi teha, leida mingid kokkulepped, sina oled täna rehaga, mina labidaga, homme vahetame. Ja õhtul päeval teha mingi kohvipaus, teha veel mingi lõunapaus, ja siis ilusti laiali minna ja nüüd, mis on minu jaoks üks maleva formaadi juures üks väga oluline moment, aga mida peale tööd teha? Kas minna jälle voodisse hüpata, löösutama ja telkut vahtima või sotsmeediat scrollima, aga võib-olla äkki teeks midagi veel põnevat kella 8 õhtul koos. Et käisime tööle ära, aga äkki võiks ka kidrapihku võtta, no see on muidugi vanakooli värk, aga mis iganes, midagi teha veel koos. Sest me täna olime koos 4 tundi või 6 tundi päeval, aga õhtul, kui me oleme kokku tulnud, äkki teeks midagi põnevat veel õhtul. Mõtleks välja mingid üritusi, asju, mis iganes see koos tegevuseks oleks. Ja see on ka ju maleva, ütleme, point, et miks niimoodi. Aga kui leitakse, et võib ka laiali joosta, ei ole midagi, homme saame kokku hommikul. Et võt see on see, mitte ei ole kalmistu küsimuseks. Küsimuseks on, et mingisugune struktureeritud, mõtestatud tegevus harjutaks selleks nii-öelda tulevaseks iseseisvaks eluks, tööeluks, sest me ei pääse sellest. Jällegi, kui hüpata sellesse futusse, või siis selle futuroloogiasse tulevikku,
ma olen enam kui kindel, ükskõik palju neid miljardeid roboteid siia ei tuleks ja palju see AI oleks, ikka seda inimtööd on ju ka vaja. Ikka mingisugust human touch'i see jääb ja selleks tuleb valmis olla. Aga kas esimesest rühmast peale olid juba need nii-öelda, mida meie tänapäeval kutsume ühistegevusteks, aktuaalsed? Et pärast, kui kalmistul riisutud sai, siis 96 aastal mängiti kitra või? Jälle usute või usu, aga need toimisid minu kabinetis. Ei usu. Sest mingid ruume ei olnud, me istusime lihtsalt tulimegi kogunesime noorsooteenistusse. Istusime, ajasime juttu, vaatasime mingit, ma ei mäleta, mis seal täpselt me tegime, aga just oli, et nad tõid ju rehad ja labjad minu juurde. Iga päeva lõpus nad tõid, neid ei tohtinud sinna kalmistule jätta ju, ära varastatakse. Aga jaa, nad tulid sinna ja me istusime ja ajasime juttu seal, menast isegi teed tegin neile ja kohvi, aga ikkagi, see mõte oli kogu aeg olemas, jaa. Et see on koht, kus vahetatakse mõtteid, see on koht, kus tekib kommunikatsioon täiesti võõraste noorte vahel ju, sest erinevatest koolidest, erinevatest linna osadest tulevad ju kokku, et kõigel on sellel ka see ei olnud puhas, ütleme siis, töö tegemine. See maleva mõte ei olegi ju selles, seal on natuke see laiem mõte ja mul on just, ma olen õnnelik selle üle, et sellest saadakse üha rohkem aru, seda rohkem mõistetakse ja sellele nii-öelda antakse, omistatakse tähtsust, et see asi võiks toimida. Minu jaoks on lihtsalt küsimus, et ma ei tea, kas te minuga nõustute või mitte, võib-olla ma olen natuke, see ei ole võib-olla nii hästi kursis, aga rohkem erasektor, eraettevõtted võiksid ka sellest aru saada, et kui nad annavad näiteks nende mõistes mingit mõttetut tööd, nende mõistes arvad, et näiteks selle sama laulu lava pinkide teras harjaga nühkimine on mõttetu, aga kui seda anda noorte kätte ja see oleks selleks põhjuseks nad kokku tuua ja natukese neile ka seda töötasu maksta, et neil tekiks see töö ja tasu suhe, et raha ei tule pangast seinast, pangaautomaadist, vaid sa pead midagi tegema selle jaoks. Et võt see kõik see nii-öelda pedagoogiline ja kasvatuslik moment, kui mõned firmad saaksid sellest aru ja ka omalt poolt panust, tegelikult on see peavalu ju. Ja see noortega möllab. Tulevad siin jalge all, koperdavad mõttetud tegelinskid. Ega see suhtumine on ju olemas, on ju. Et kui sellest natuke rohkem üle saada, et leitaks nii vahet ole, kas need on põllumajandusettevõtted või need on tööstusettevõtted, kas või mingisuguse, ma ei tea, platsipuhastus, mis iganes, akende ära pesemine. Nagu me siin ükskord ma tegin koostööd ju Harku vallavalitsusega ka. Harku valla inimestele tegin selgeks, et võiks teie ka siin oma malevad teha. Valla majal lihtsalt pesime aknaid noortega. Ka äge tegevus ju. Et need arusaamad, et mingid sellised võib-olla esmapilgul suhteliselt kerged mõttetud asjad, aga neid võiks ju kõike teha, aga lihtsalt natuke on vaja tahet. Lihtsalt tahet, et davai, teeme. Ja minu meelest see erasektori kaasatus, kaasatulek selle projektiga, et suvel võimalikult palju, kõvasti rohkem noori võiks ikkagi sellest osa saada. Täiesti nõus. Sest mu enda lapselaps ka nüüd käis Raevalla malevas. Teades, milline ta mul on. Ta on selline suht laisavõitu. Ta alati eelistaks rohkem puhata. Ja kui ma kuulsin eelmise suvel, et ups, ta tuleb Raeva. Kui mitu päeva ta püsib. Ja see püsis. Ja talle meeldis ja sobis. Ja teate, mis ta kõige huvitavam oli? Muideks, väga hea oli see. Praegu tuli meelde, mul ennast peast välja. Ta ütles, et isegi mitte see töö, vaid see, mis peale tööd toimus. Võt see oli äge. Et kohalik noorsootöötaja seal korraldas möllas toimetas. Mälete? Ja see läks talle hinge, talle meeldis, sobis, toimetas ja kõik oli äge. Et sellised tagasisided ka ju tulevad juba lausa enda lapselastelt. Et ma arvan, et see kuidagi meie ühine viis kuidagi selgitada ühiskonnas meie potentsiaalsetele partneritele, et see ei ole töö ja tasu pelgalt projekt. Et siin on laiem ühiskondlik väärtus on sellel asjal, et see oleks väga, väga kõva sõna, kui me jõuaksime selleni. Ma arvan, et Tartu noorte töömaleva staabi liikmena mul on ainult sulle öelda aitäh, Peeter, et sa selle maleva taaselustasid ja selle Tartu linnas lõid.
praegu vaatasime tagasi sellele algusele, aga äkki järgmises episoodis läheks natukene lugude juurde, et kindlasti on sul põnevaid lugusid maleva algusest veel meile pajatada. no vaatame, äkki tuleb meelde. Aitäh ja kohtume juba teises episoodis. Aitäh!